et üks punkt on variseride haputaigen ja teine on antikristus. Et sellised huvitavad punktid. Ja kõigepealt ma räägiksin sellest, mida mina olen mõelnud seda jagada siis täna nii-öelda antikristuse pealkirja all. Ja võib-olla sa küsid, et me teame üldiselt, kes me oleme piiblit lugenud, siis me teame, et antikristus on siis keegi, kes on nii-öelda Kristuse vastane, ta tõuseb, ta on keegi, kes on nii-öelda väga suur nii-öelda tegija ja täielikult nii-öelda Kristuse vastane. Aga 2000 aastat tagasi kirjutasid apostlid ka juba piiblis, et antikristused on palju juba ilmnenud. Nii et meie võib-olla arvame, et tuleb üks ja ainukene kuskil selline suur antikristus, aga sõnas me leidsin vähemalt 4 kirjakohta, mis räägib sellest, et antikristus oli juba siis avalikuks saanud teatud mõttes, kui oli apostlite aeg 200 aastat tagasi. Ja see on nii-öelda Kristuse vastaline, kes ei tunnista Kristust, kes ei tunnista Jeesust lihast tulevat. Ja kui nüüd me esitame endale küsimuse, et mis minul sellega pistmist, ma ei mõtle ennast praegu, ma mõtlen meid, eks ole, et ma olen ju päästetud ja ma olen uuesti sündinud ja püha vaimu täidetud, olen tunnistanud Kristuse oma issandaks, et mis minul selle teemaga pistmist. Nüüd ma hakkangi kuskilt minema ja vaatame, kuhu me siis välja jõuame. Olen pilgu valvsalt kella peal ja alustaks kohe algusest peale. Esimese Moosese raamatust tegelikult on hästi halb piiblit lugeda, kui ei ole kuhugi peale seda panna. Et peaks tegelikult mõtlema teinekord, et saaks nagu panna, et ei kukuks maha lehed. Jälle minu kõige üks lemmikumaid kirjakohtasid esimese Moosese raamatus 3. peatükis ja ma tahaksin rääkida nii-öelda sellest, kuidas sai alguse vaimses mõttes antikristuse ehk Kristuse vastase vaimsuse tulek. Ja me loeme esimese Moosese 3. peatükist, ma olen seda korduvalt seda kirjakohta lugenud, aga see on minu arust nagu tohutult sisukas. Ja 5. salmist, kus siis eelnev vestlus naise ehk siis esimese naise Eeva ja Mao vahel ja ma ei hakka siin algusest peale rääkima, seda ma olen juba nii palju rääkinud, aga 5. salm ütleb siis niimoodi, kus siis madu vastab Eevale. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, sest keelatud viljapuust siis, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Nüüd tegelikult me näeme seda, et kurat tõotab midagi esimesele inimpaarile. Ta lubab neile midagi. Ta lubab, et teie silmad lähevad lahti, aga tegelikult ta ütleb ka veel lisaks ja te saate Jumala sarnaseks. Me teame seda, et ühelt poolt oli saatan see, kes tahtis saada väga Jumala sarnaseks või õigemini Jumala asemikuks, Jumala asemele ja tal ei õnnestunud see plaan. Aga siit ma loen välja veel ühe huvitava asja. Ja see on just nimelt see, et aitäh. Et ütle veel, et asjad ei liigu iseenesest, liiguvad küll hoopis palju parem. Ma ei pea värisevate kätega hoidma, et mul kõik need lehed maha kukuvad. Et ma näen siin ühte huvitavat asja veel, kus siis saatan tegelikult tuleb, pakub inimesele seda sama, mis tal juba on. Ma kordan, saatan ei tule pakkuma midagi sellist, mis oleks midagi uut, vaid ta pakub tegelikult seda, mis inimesel juba on. Ja nüüd ma loen üks lehekülg siis eespoolt, esimese Moosese raamatu esimeses peatükis 26. salmis ja me näeme, et Jumal ütleb siin, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Mida me näeme? Ta tegelikult juba ütles, Jumal ise ütles, teeme inimesed oma sarnaseks.
ta juba tegi tegelikult inimese oma sarnaseks. Et me teame, et see on tõlkeviga, et räägitakse Jumala näost. Tegelikult ei ole see Jumala nägu, vaid Jumala imidž, Jumala nii-öelda vari, Jumala sarnasus. See sõna ütleb ka palju, ütleme algtekstis ta ütleb ka fantooma, ta on nagu fantoom või peegeldus või vari, keegi, kes on siis nagu tema sarnane, aga mitte päris tema, aga tema sarnane. Et Jumal ei ole sellist nägu, seda me ei näe piiblis kuskilt, et Jumal oleks füüsiline selline nägu, täpselt nagu on merikesel või on siin kellelgi teisel, eks ole. Aga ega ei tea ka, kus me pole näinud teda, kus me täpselt teame, eks. Aga ma räägin, et Jumala sõna ei räägi tegelikult sellest füüsilisest ihust, vaid ta ütleb, et me tehkem Jumala sarnaseks, tehkem oma näo järgi inimesed. Nüüd Jumal tegigi inimese enda näo järgi, ta tegi ta enda sarnaseks ja nüüd tuleb saatan, ütleb talle siis mõni hetk hiljem, et te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ta tegelikult pakub inimesele seda, mis inimesel juba on. Inimene on juba tehtud Jumala sarnaseks. Nii et ta oskab niivõrd kavalasti keerata, et ta tahab tegelikult asendada midagi, mis on päris ehtne oma versiooniga, mis justkui on päris tõde, aga ometi mitte. Ja kui me näeme nüüd, et muidugi ma tahaksin veel siin tõlgete kohta öelda seda, et üks algne tekst Toorast ütleb selle kirja kohta, et teie mõistus hakkab kiiresti arenema, mitte et te tunnete head ja kurja. Et te sööte sellest puust, see on teie mõistuse kiireks arenguks. Nii. Ja see seletaks tegelikult palju paremini seda kirja kohta lahti, kui lihtsalt tundes head ja kurja. Sest ma usun, et kui me räägime nüüd edasi, siis me näeme, mis tegelikult juhtus inimesega pärast seda. Ja juhtus selline asi, et inimese nii-öelda loomus, kuidas Jumal oli ta enda järgi loonud, ta oli loonud teda valitsema kalade üle ja lindude üle ja loomade üle, aga samas oli tema ikkagi bossa. Inimene oli loodud niimoodi, et Jumala vaim juhib inimest. Ta räägib, nad panid koos loomadele nimed, nad olid kogu aeg koostöös. Nii et inimene oli Jumala poolt loodud Jumala enda sarnaseks sellisel kujul, et Jumal juhib inimest oma vaimu kaudu ja see on kõige esimene prioriteet. Mitte miski muu ei ole esimene prioriteet kui see, et Jumal juhib sind oma tarkuses, oma vaimu läbi. Tema ütleb, kuidas asjad käivad. Tema juhib sind, tema näitab ja sina oled temast sõltuvuses. Kui sina ei ole juhitud püha vaimu poolt, siis tegelikult sa ei saa olla ka temast sõltuvuses, sest sa ei tea, kuhu sa lähed. Ja nüüd see, mida kurat aseainena talle pakkus asemele, oligi siis see, et tema tahtis ka Jumala sarnane olla ja tema nüüd pakkus seda, et inimese juht ei oleks enam Jumala vaim, vaid inimese juht oleks tema mõistus. Ehk siis see mõistuse kiire areng hakkaski sel hetkel, kui inimene saadeti välja Edeni aiast ja mida me nüüd näeme, hakati jalgratast tegelikult leiutama. Kes on vähegi mõni klass koolis käinud, teab seda, et inimene on teinud väga suured arengud. Me ei oleks ette kujutanud, et 300 aastat tagasi me räägime mobiiltelefoniga, me poleks seda isegi 50 aastat tagasi ette kujutanud, eks ole. Ja mõni räägib lausa oma kellaga, eks ole, võtab kella ja räägib nii, nagu kunagi Ridari ässa filmis oli, eks ole, oli see kell ja kui keegi on näinud kunagi Soome televisiooni. Et me ei oleks ette kujutanud, et kõik need asjad juhtuvad reaalsuselt, aga ometi nad on juhtunud, aga nad ei ole olnud alati nii. Nad ei olnud 2000 aastat tagasi nii, nad ei olnud 3000 aastat tagasi nii. Inimene hakkas leiutama jalgratast, mis tegelikult oli juba loodud. Kui me näeme esimese Moosese kõige esimesel lehel, siis ma arvan, et inimestel on peas, kes on seda piiblit lugenud, et Jumal lõi taevad ja maad. Tema lõi kõike, tema lõi veed, tema lõi päikese ja kuu, tema lõi taevatähed, tema lõi linnud, loomad, tema lõi inimese. Tema valmistas selle kõik. Ja see ei olnud algselt ette nähtud niimoodi, et inimene hakkab nüüd uuesti jalgratast leiutama. Jumal oli asetanud ta juba täiuslikkuse aeda, Edeni aeda, kus oli tema ligiolu, kus oli kõik varustatus ja tegelikult oli see mõeldud hoopis teistmoodi. Nüüd, kuna inimene võttis vastu selle tarkuse, mis kurat pakkus, ta kaotas sellel hetkel tegelikult jumaliku tarkuse.
ja nüüd tuli tal hakata ise leiutama, kuidas põldu harida. Mismoodi ma peaksin seda võib-olla väetama, mismoodi paremini tomatid annaksid mulle vilja, mismoodi ma pean seda tegema, kuidas haigeid ravida. Ta pidi hakkama otsast peale kõike leiutama. Kuid see paha asi on nüüd see, et nad ei taha mitte kunagi jõuda leiutajani. Nad ei taha jõuda leiutajani. Et samamoodi me võiksime vaadata mingisugust pilti seinal, tulla ja uurida, et mis värve siin on kasutatud, mis materjale siin on kasutatud, mida siin on kujutatud, milline raam siin on. Me võime kõike mõelda, me võime katsetada, me võime analüüsida, aga tegelikult me ei jõua ju lihtsalt selle katsetusega välja selle autorini, kes on tegelikult selle teinud. Ja nüüd see mõistuse kiire areng on viinud meid nüüd sinnamaani, et tegelikult see maailm on hakanud siis avastama ennast ilma Jumalata. Ja nüüd, mis on siis sellele antikristusega pistmist? Antikristusega on nii palju pistmist, et see mõttemaailm, see teadus, see, mis on nüüd arenenud välja, eks ole, kõik see teadus, see tegelikult ei ole juhuslikult Jumala vastane, vaid ta püüab kõike vaimselt ära seletada füüsilise maailmaga. Ta üritab sildistada, ta üritab kõike nii-öelda see on nagu pahupidi pööratud maailm. Et kui alguses, mida Jumal tegelikult lõi, oli see, et inimene oli juba küllusesse asetatud ja täiuslikkusesse ja Jumal rääkis temaga, oli temaga läheduses, ta seletas inimesele kõik ära. Inimene ei pidanud jalgratast hakkama leiutama ega aega selle peale raiskama. Siis nüüd me näeme seda, et kõik see mõistuse kiire areng on viinud selleni, et inimene püüab füüsilist maailma või tähendab vaimset maailma ja füüsilist maailma ära seletada ainult füüsilisega, mis tähendab seda, et see on programm. Sellel hetkel, kui inimene langes, pandi tema sisse nagu programm kuradi poolt, kui ta võttis vastu tegelikult selle pakkumise, selle vale pakkumise. Ta nagu, see kõlab võib-olla imelikult, aga ma arvan, nii on kõige lihtsam seda mõista, ta programmeeriti ümber toetuma oma mõttemaailmale, toetuma sellele, mida mõistus ütleb ja me teame seda, et mõistus võib igasugust asju öelda, sest mõistus lähtub ja saab toitu sinu 5 füüsilisest meelest, mõnel pidi 6 ka olema, aga üldiselt füüsikamaailm ikka räägib meile 5 füüsilisest meelest ja see 5 füüsilist meelt on siis see, mis sind juhib ja ta juhib väga erinevalt. Ühel inimesele ta ütleb ühtemoodi, teisel ta ütleb teistmoodi, mis tähendab seda, et ta tegelikult teeb üks vale otsus teise järgi. Ja kuidas see siis nüüd meid puudutab? Meid see puudutab just nimelt sellepärast, et me oleme programmeeritud algusest peale, meie patune loomus, ma ei mõtle praegu kristlasi, ma mõtlen meid üldse inimestena. Me oleme programmeeritud olema juhitud mõistusest, mõistuse häälest ja vaimne maailm on teisejärguline, mis tähendab seda, et me tahame alati ka vaimseid asju seletada füüsiliselt, tahame ära seletada mõistusega ja tänapäeval nüüd kiire hüppe tehes siia tänapäeva on see viinud nii kaugele, et isegi kristlased, kes on reaalselt Jeesuse omad, kes on päästetud, on ometi nende mõistuse kõrgistustega nii tugevasti kimpus, et nad tegelikult ei mõista, et me saame teadust usaldada ainult mingi maani. Sest see teadus ja või ütleme selle maailma mõttetargad, kui te panete tähele, nad üritavad igat asja, mis tegelikult on vaimne maailm, sildistada füüsilise maailmaga. Näiteks, ma toon lihtsalt mõned näited. Kui inimesel, näiteks nad püüavad seletada, et inimene tegelikult usub sellepärast, et tal on religiooni geen. Olete kuulnud kindlasti sellist juttu. Ta usub sellepärast, et tal on kalduvus. Saate aru, kuhu maani viib välja see, et inimene püüab kõigele leida füüsilise maailma seletust. Inimesel on religiooni geen, tal on mingisugune kalduvus, nagu ühel on kalduvus sõltlaseks saada, teisel on kalduvus usklikuks saada. Et see on mingisugune geen, mis teda mõjutab ja tegelikult mingit jumalat ei ole, aga lihtsalt siis üks hakkab ühte asja uskuma, teine hakkab teist asja uskuma, et see on selline natuke nagu geneetiline, natukene kultuuriline pärand,
mismoodi siis inimesest tegelikult saab usklik. Ühest saab, teisest ei saa. Samamoodi nad püüavad näiteks ära seletada, kui on inimestel teemonlikud atakid, teemonid ründavad neid, siis nad ütlevad, eks ole, et see on unehalvatus, see on ajukasvaja, see on mingi muu ajutrauma, see on lapsepõlve mingisugused mälestused. Ühesõnaga, nad püüavad kõik teha selleks, et mitte tegelikult vaadata, mida Jumal selle asja kohta on öeldud. Nad üritavad 100 erinevat versiooni sulle esitada. Rääkimata näiteks isegi väga paljud kristlased on mulle isiklikult öelnud, et mis puudutab näiteks, see nüüd lemmikteema kindlasti, kui keegi kuulab, et siis on veel rohkem põhjust mind kividega surnuks loopida, homoseksuaalsus. Et isegi paljud kristlased on öelnud, et aga võib-olla nad ongi sündinud sellisena. Äkki need on haiged inimesed lihtsalt, et võib-olla see kuidagi lihtsalt on juhtunud nendega niimoodi, eks ole. Ja kuidas me siis niimoodi nüüd urjutame või sõitleme või miks me nende vastu oleme. Et see on praegu ka Eestis aktuaalne teema teatud mõttes. Nüüd, minu küsimus on alati, kas Jumal on siis ülekohtune, et ta nuhtleb haigeid inimesi? Või ütleb, et see on, ütleme, ei ole nii-öelda taunitav tema meelest? Ei, ta ütleb, et see on patt. Jumala sõna ütleb, et see on patt, see on nii lihtne, see ongi. Seal ei ole mitte mingisugust haigust, seal ei ole mitte mingisugust soodumust. Isegi kui inimesel oleks mingisugune selline soodumus, et mõni mees on ülinasjalik või mõni naine on ülimehelik, siis alati saab ju Jumalas need asjad nii-öelda ära fikseerida. Nii et see ei ole nagu mingisugune vabandus, aga ometi me tahame õigustust otsida patule, õigustust otsida haigustele, õigustust otsida teemonitele ja näiteks ka selline asi nagu skisofreenia. Mul oli üks kaugelt, isegi võib-olla mitte väga kaugelt sugulane oli selle diagnoosi saanud kunagi ja meie kõik arvasimegi, et ta on vaimselt haige, aga tegelikult ühel hetkel ta palus helistada Savisaarele, see oli aastakümneid tagasi, et Savisaar on ohus ja teda tullakse Interrinde poolt ründama, mis ka toimus tegelikult paar päeva hiljem. Nüüd tema elas üksinda oma kodus ja tema ei oleks saanud mitte kuidagi teada, ta ei olnud poliitikaga seotud üldse ega poliitikutega. Tema ei oleks saanud kuidagi teada seda, et Savisaart minnakse ründama. See oli üleloomulik teadmine, mis näitas, et tegelikult need tagamaad olid teemonikud. Ta suhtles teemonitega, aga arstid olid pannud talle füüsilise maailma diagnoosi, millest absoluutselt loomulikult ilma Jumala väeta mingisugust abi ega lahendust ei tulnud, eks. Nii et miks ma seda nagu toonitan praegu? Me kõik ju teame neid asju. Ma toonitan sellepärast, et inimesed tahavad igale üleloomulikule asjale leida nähtava maailma seletust, nad tahavad kõik asja ära seletada. Peaasi, et inimesed hakkaks uskuma Jumalat, see ei ole juhuslik. See ei ole kogemata, et nad lihtsalt ei usu. See on sellest hetkest, mis ma siin ette lugesin, ette planeeritud vaenlase strateegia selleks, et ette valmistada maailma täieliku antikristuse tulekuks. See on Kristuse ja Jumala vastane vaim, mis üritab otsida igale asjale füüsilist seletust, mis üritab selgeks teha, et Jumalat ei ole, sa oled selle ise välja mõelnud, sul on religiooni geen, sul on unehalvatus, sul on, ma ei tea, mis asjad kõik kokku, aga peaasi, et sa ei ole kohtunud Jumalaga. Mida ütleb Rooma kiri? Tegelikult looduse kaudu juba inimesed, väga paljud inimesed on imetlenud loodust ja juba selle kaudu tulnud arusaamisele, et tegelikult siin peab olema looja. Väga paljud füüsikud on hakanud usklikuks, sest nad on uurinud, nad on olnud füüsilise maailmaga nii-öelda tõsiselt seotud ja nad on tulnud arusaamisele, et see ei ole võimalik, et iseenesest areneb selline imekaunis maailma ja veel imekaunimad inimesed. Et see on täiesti mõeldamatu, et see kõik iseenesest tekib. Iga lind ka teab. Mul olime kunagi seal Soomes ja elasime metsas ja poeg ütles mulle, et üks lind hakkab laulma iga hommik kell 3:01. Ta ei hakka mitte kunagi kell 3:02 laulma. Ta täpselt, ta ütles kelle panna. Lind tegi esimest tööd, ma tean, kell 3:01. Kuidas tema teab? Linnul pole kell, tal pole isegi seda, mis käe peal käib, tal pole mitte midagi. Kus lind teab seda, et kell on 3:01, et praegu laulma hakata, aga ta teab seda. Kus ta teab, et ta peab rändama sinna, kuhu ta peab rändama? Kõik on
süsteem. Ja nüüd me näeme, me lugesime esimese Moosese raamatut, ilmutuse raamat ütleb samamoodi, kurat, see vana lohe, ta eksitab kõike maailma. Ka viimane raamat piiblis ikka ütleb seda, pärast Kristuse ülestõusmist, tema eksitus on. Ja see antikristuse, ta ütleb, palju Kristuse vastasi on tulnud, see ei ole mitte juhus, see on vaimsus, mis tegelikult ründab ka kogudust, mis ründab ka kristlasi just nimelt sellega, et me tegelikult läheme liberaalsemaks ja liberaalsemaks, me tegelikult ei taha nagu vastu võtta seda, et Jumal ongi üleloomulik. Ma kunagi käisin ühel konverentsil, kus siis mees andis tunnistuse, mingisugune televisiooni, mingi kristlik televisioon tahtis filmida siis tunnistusi, andis tunnistust, kuidas ta päästetud sai. Et näed, enne ma olin paha poiss, nüüd olen hea poiss, Jumal kutsus mind, Jumal päästis mind, nüüd ma olen vaba. Ja ma seisin seal kõrval ja see mees küsis, kes filmis televisiooni jaoks, suur kaablirull oli ta taga, küsis, et kas te tahate ka tunnistust anda. Ma ütlesin, ja ma võin ka tunnistust anda, see oli kuskil Leedus, ma arvan. Ja siis ma hakkasin rääkima, et ma nägin Jeesust ja nii. Ja nii kui ma Jeesuseni jõudsin, siis läks juba käest ära tema jaoks, see oli liiga üleloomulik. Ta kukkus selle rulli peal, mis see kaablirull oli, mingisugune televisioon. Ta hakkas taganema, ta tahtis tegelikult öelda, et jää vait, ma ei taha filmida, siin pani kaamera kinni, aga see oli kõik võtnud ta sõnatuks ja siis ta koperdas selle tagurpidi selle rulli otsa. Sest see ei meeldinud talle, see jutt enam ei meeldinud talle. See oli liiga üleloomulik. Kuidas saab tänapäeval, kus me lendame lennukitega, kus meil on igasugused super power tehnika, eks ole, võtta, kuidas keegi nüüd niimoodi lihtsalt näeb Jeesust kuskil või kohtub temaga või näeb vaime või see asi nagu enam ei käi. Aga mis see on tegelikult? See mees oli kristlane. Ega see mees ei olnud maailmainimene, ega ta ei olnud ateist. Tema uskus Jumalat teatud piirini. See on ühed piirid, kuhu maani usutakse Jumalat. Kui asi läheb juba liiga tõsiseks, siis ei taheta tegelikult enam nii-öelda, seda Jumalat enam ei taheta, mis on üleloomulik. Et Jumal peab olema selline viisakas ja korra järgi. Nii et selles mõttes, miks see esimene punkt, miks ma seda tahtsin nii väga toonitada, on see, ma usun, et Jumal isiklikult seda ilmutas mulle, et see vaimsus ründab aktiivselt ka kogudust. Just nimelt, et me tegelikult võtaksime järk-järgult omaks selle, mida ütleb meile, ütleme siis, ma ütleks, teadus on ka väga hea, teadus on väga palju häid asju teinud, ma ütlen, et see halb on, eks ole. Kindlasti mitte, aga ma räägin nendes punktides, mis puudutab vaimumaailma, mis puudutab Jumalat, on tema seisukoht ju absoluutselt vale, eks ole. Ma ei räägi üldises mõttes, et kõik on paha, mida teadus on teinud, eks ole. Et me võtaksime järk-järgult omaks selle maailma mõtteviisi, see on tegelikult selle asja eesmärk. Et isegi kui me oleme saanud päästetud, me hakkaksime vaikselt võtma omaks selle maailma mõtteviisi, et see tungiks meisse, mis tähendab seda, et kui ühel päeval keegi valitsusest käsib meil teha mingisuguseid otsuseid, võtta kas või mingit ravimit sellist, mis võib-olla me ei peaks võtma, siis me võtame automaatselt, sellepärast, et me oleme õppinud vaikselt usaldama selle maailma süsteemi. Aga me ei saa seda usaldama õppida, sest piibel hoiatab meid ette, et tegelikult seal on üks antikristuse vaim, tegelikult seal on üks kuratlik eksitaja, kes algusest peale inimese loomisest saadik on teinud kõik selleks, et inimene ei jõuaks tema pärandini, et inimene jõuaks tegelikult sinna, kuhu Jumal tahab ta uuesti nii-öelda tagasi viia, ta jõuaks tagasi Edenisse. Ta jõuaks tagasi Edenisse, ta jõuaks tagasi sinna, mis oli alguses. Muide, ma ei tea, kas te teate, et see kirjakord, mis räägib ülalt sündimisest, uuesti sündimisest Johanneses, seal tegelikult on öeldud ka, et sa pead sündima tagasi algusesse. Mitte lihtsalt ülalt sündima, vaid sa pead sündima tagasi algusesse. Mitte kuskile mujale, mitte kuskile uude kohta, vaid Jumal ütleb alati, tule tagasi. Et seal ees ei ole midagi uut, ees on ainult New Age. See, mida tänapäeva nii-öelda vaimsed tehnikad ja vaimsed inimesed tahavad rääkida. Jumal ütleb oma sõnas alati, tule tagasi, tule algusesse tagasi, tule sinna tagasi, kus sa langesid. Ja ta tahab meid tegelikult tagasi viia selles mõttes Edenisse, et ta viib meid, ta on juba viinud meid läbi Kristuse, aga ta tahab meid igas mõttes viia sinna, kus tegelikult inimene langes. Ja nüüd kurat teeb omalt poolt kõik selleks,
et me sinna mitte kunagi jõuaks. Et me poolel teel väsiksime, et me kibestuksime, et meil tuleks uskmatus, et me tegelikult langeksime mingisuguste muude asjade alla, et me kunagi sinna jõuaks. Nii et tegelikult te peate aru saama, et see on vaimsus, mis on algusest peale programmeeritud, et inimene enam ei oleks juhitud Jumala vaimust, vaid ta oleks juhitud oma mõttemaailmast, et mõttemaailm kogu aeg areneb, teadus kogu aeg areneb, aga samas ta läheb eemale Jumalast. Ta läheb järjest rohkem eemale Jumalast. See oleks olnud ennekuulmatu, et 200 aastat tagasi keegi oleks veel öelnud, et kuule, sul on usukeen. Ei, inimesed ikkagi selles mõttes uskusid, jah, nad uskusid võib-olla erinevalt ja nad panid Jumalatele erinevad nimed, eks ole, erinevas kultuuri kontekstides, aga nad ikkagi uskusid. Nende sees oli ju tegelikult kaotatud paradiis. Nende sees oli ju tegelikult vaimus, oli ju tunnistus sellest, et nad on millegist ilma jäänud. Nad on kuskilt välja aetud. Miks on inimestel surmakartus? Olete mõelnud selle peale? Miks inimesed ei taha surra ja miks nad ka kardavad surra? See on just sellepärast, et see on ebaloomulik. See on tegelikult ebaloomulik. Jumal, inimest ei ole loodud tegelikult surema sellisel kujul. Inimest ei ole loodud haigeks, inimest ei ole loodud vaevaks. Tegelikult on loodud inimesel igavene elu. See on ju Jumala eesmärk. Ja inimesed pelgavad surma, sest nad teavad, et see ei ole õige. See ei ole loomulik. Ja kui te ei usu inimesi, siis vaadake loomi. Isegi loomad põgenevad. Hakkad neid püssiga taga ajama, isegi ilma püssita, ta jookseb su eest ära kabu hirmus. Miks ta jookseb? Tema sees on see hirm. See on samamoodi sinna asetatud patu langemisel. Nii et selles mõttes, kui sa saad päästetud, kui sa saad usklikuks, siis mitte, et sul oleks vaja teha ajupesu, sul oleks vaja eemaldada kõik see ümber programmeerida, et sa hakkaksid jälle sõltuma 100% Jumala püha vaimust. Et Jumala püha vaim on see, kes hakkab sulle rääkima. Tema hakkab sind juhtima, tema hakkab sind õpetama. Et sa oled igas asjas sõltuvuses temast, mitte sa kõigepealt ei mõtle, mida see maailm selle kohta ütleb. Uskuge mind, see on niivõrd kerge tulema. Niivõrd kerge tulema. Kas või, ma räägin ühe näite, see ei puuduta nüüd otseselt antikristust, aga lihtsalt ma ütlen, kuidas üks koguduse inimene tegelikult ka huvitavalt suhtus ühesse ilmingusse. Kui mina olin päästetud saanud, seda lugu teavad kõik, aga ma sain ka püha vaimuga ristitud natuke aega hiljem, ennem kui ma üldse läksin kogudusse. Et ma olin saanud ühe raamatu, mis rääkis sellest, et Jumala tahe on see, et sa saad püha vaimuga ristitud, et ühel hetkel saad päästetud, aga et sa peaksid saama ka püha vaimuga ristitud, täis püha vaimu. Ja kuna mul ei olnud absoluutset aimu, ma polnud ühegi inimesega sellest rääkinud, mis see endast võiks ette kujutada, aga ma usaldasin sõna. Ma lihtsalt uskusin, et kui piibel ütleb, et sa pead saama ristitud püha vaimuga, siis sa pead saama. Ja ma läksin oma voodisse, põlvitasin sinna peale ja ütlesin, palun risti mind oma püha vaimuga, sest sinu sõna ütleb nii. Ja sellel hetkel valati mulle kuuma vett taevast, ma ei tea, kas just vettmärgma ei olnud, aga selles mõttes, et üks tuli taevast järsku alla ja läks minust läbi. Ja see tuli sellise hooga, et ma kukkusin kuumuli oma voodisse. Ja ma mõtlesin, et ma täna igaks juhuks rohkem ei palveta, tõmbasin teki üle pea, sest see oli, samas lihal on see ikkagi selline küllaltki ekstreemne asi. Et su liha hakkab ju tõrkuma, su mõistus ei võta seda nii kergesti omaks, eks ole. Aga püha vaimuga ma ristitud igal juhul sain. Ja täiesti üksinda jälle oma kodus, et ei ole vaja selles mõttes mingisuguseid arvamusi, et see ei saa niimoodi juhtuda sul oma kodus üksinda, eks ole. Nii et see esimene punkt, nüüd tuleb teine punkt kohe, mis räägib natukene teisest asjast, aga see sama asi viib selleni, et ma võtan siis nagu selle esimese punkti otsad kokku sellega, et kristlasi puudutab see just niivõrd palju, et meie füüsilised meeled on ju kogu aeg avatud, me saame kogu aeg iga päev informatsiooni uudistest, ajalehtedest, kõikjalt, kus me vähegi saame ja see on üks antikristuse vaim. Piibel hoiatab meid selle eest. Ja kunagi ma usun, et ma kuulsin Jumala käest, anti mulle selline nagu lause, et haiguste läbi kurat pilkab Jeesuse verd
ja homoseksualismi läbi ta pilkab Jumala loomingut. Ja kunagi tuli mul selline nagu lause peas vaimus ja ma olen sellest ajast saadik võtnud seda teemat väga tõsiselt, sellepärast et teate kõik, et kui Jumal midagi ütleb, siis ja see sind puudutab, siis seal on üks vastutus. Ja ma nagu mõtlesingi, et kuskil on öeldud, ma täpselt selle kirja kohta praegu ei oska öelda, on öeldud antikristuse kaudu, et talle ei meeldi naiste armastus. See on Vanas Testamendis, on selline kirjakoht. Ma olen lugenud seda, see on olemas seal päriselt, see pole kellegi jutt. Et talle ei meeldi naiste armastus ja mina näiteks olen ka näinud teatud asju vaimus, et see propaganda, mis praegu toimub, et tahetakse, et koguduses lausa hakatakse laulatama neid ja nii edasi, see ei ole jällegi juhuslik. Seal ei ole midagi, saage aru, pistmist humaansusega. Et me oleme nii toredad ja tolerantsed ja me kõiki armastame ja kallistame ja noh, su kaasaks võib olla ka ju kassipoeg või ükskõik kes. Et see nagu ei ole juhuslik, see ei ole selline, see on nagu sellise humaansuse sildi all. Et me tahame olla nii nunnud igaühega. Me ei saa olla nunnud patuga. Piibel räägib sellest meile. Ja mitte, et me inimesi vihkame, ärge saage valesti aru, me ei saa inimeste vastu minna. Inimesed ükskõik millised on, missuguse sidumisega on ju Jeesuse omad, nad on selles mõttes, Kristus on nendes surnud, eks ole. Nad peavad lihtsalt selle vastu võtma. Et me ei lähe nagu inimeste vastu, ärge valesti aru saage. Aga ma lihtsalt tahan öelda seda, et kui Jumal niimoodi nagu ütles, et selle läbi ta pilkab, siis täpselt see nii on. See on üks pilge, see ei ole juhus, et see on juba ilmunud kogudusse. See on ammu juba ilmunud kogudusse. Paljud riigid on juba vastu võtnud selle, et võib laulatada. Kui ma olin Norras, oli seal suur skandaal, sellepärast, et piiblikooli mingisugune direktsioon võttis vastu otsuse, et homod võivad olla ka piiblikooli juhtkonnas ja õpetada teisi. Ja sellega seoses siis nii-öelda see mäss viis selleni, et piiblikool hakkas eksisteerimast sellisel kujul ja nüüd on ta nii-öelda uues kuues, kuna väga paljud olid vastu ja julgesid oma asjades seista. Et me ei saa inimeste vastu minna, aga me peame aru saama, et see on esimesest Moosese raamatust kuni ilmutuse raamani üks sama asi. See on üks Kristuse vastane vaimsus, üks vaim konkreetselt, mille kurat süstis, kodeeris inimesesse spetsiaalselt, et ta tegelikult läheks justkui Jumala sarnaseks. Mõtle ise, mina näiteks, mulle väga meeldib lennukiga lennata. Ja ma teen nalja tegelikult, aga see on selline inside joke. Mulle meeldib väga lennukiga lennata ja ma ausalt öeldes ei ole siiamaani aru saanud, kuidas need terasmasinad ikka seal õhus on niimoodi ja täpselt. Ja veelgi vähem ma saan aru, et kuidas ma võtan toru ja helistan Ameerikasse ilma traadita ja keegi vastab kohe ja ütleb ja hakkab muga rääkima. Et need on sellised suured imed, mida minu selline primitiivne mõistus nagu ei suuda lõpuni ära seletada. Ma ei saa täpselt aru, kuidas see toimub, aga me oleme harjunud seda tarbima. Me oleme harjunud seda tarvitama. Me teame, et see lihtsalt toimib, eks. Nii et selles mõttes me peame aru saama, et meil ongi see asi nagu sisse programmeeritud, et me järjest rohkem usaldaksime, me võtaksime omaks selle maailma mõtteviisi ja siis ühel hetkel me avastame, kui on tõsine olukord ja meil on vaja usus seista, et meil ei olegi seda usku enam eriti. Meil ei olegi seda enam eriti, sellepärast, et me oleme läbi imbunud automaatselt selle maailmasüsteemist. Veel kord toonitan, et keegi valesti aru ei saaks, ega siis kõik ei ole vale. Ma räägin asjadest, mis puudutavad Jumala ja vaimu maailmasüsteemi. Ma ei räägi sellest, et on tehtud ka väga palju head, eks ole, aga samas ta on Kristuse vastane ja see otseselt röövib meilt usu, see tekitab meis mõistuse kõrgistused, et me tunneme kogu aeg, et meie usk on nagu takistatud. Ma nägin kunagi ühe unenäo, mis oli väga äärmiselt tõsine unenägu kristlastest. See unenägu algas nii, et minu isamaja hoovis oli väga palju kristlasi, kes pidasid nagu suvelaagrit. Ja nad olid kõik, ma teadsin ka nägupidi paljusid, nad olid kõik sellised rõõmsad ja mängisid sulgpalli ja jalgpalli ja mida veel kõike ja päevitasid ja lebasid ja magasid ja tukkusid ja itsitasid ja mis iganes. Kõik oli hästi tore. Ja mina tulin sinna ja küsisin, et kas isa ka siin kuskil on.
no nagu taevane isa, aga see oli nagu tähendamissõnana see unenägu mulle antud. Ja nad ütlesid, et ei, praegu ei ole. Mis mõttes ei ole? Ta ei ole lihtsalt praegu kodus, et ta läks ära kuskile ja et praegu on lihtsalt selline aeg. Et me võime teha lihtsalt nii-öelda tilulilu. et noh, me võime lihtsalt lõbutseda, meil isa ei ole praegu. Ma ütlesin, kuidas ei ole, et see ei ole õige, et teda ei ole. Ei, praegu on selline aeg lihtsalt, see ongi selline aeg, et on ärkamisajad ja on sellised ajad, nagu magamisajad, kus me võime lihtsalt nii-öelda lõbutseda ja sulgpalli mängida. Ja siis seal oli minu isa maja ja ma nagu ei leppinud selle jutuga ja läksin ja püüdsin selle ukse siis avada, et vaadata, kas siis on tegelikult ära läinud või mitte. Ja see uks oli nagu justkui lukus. Ja ma püüdsin nagu kõvemini ja siis sain äkki ukse lahti. Ma sain aru, et on hästi kõvasti nagu kinni pandud. Ja ma läksin sisse ja vaatasin tõesti, see tuba on tühi, kedagi ei ole, lihtsalt ei ole seal. Aga kui mu silmad natukene nagu harjusid selle valgusega, siis ma järsku nägin, et isa on seal. Aga ta seisab nagu eemal ja ta jälgib hästi hoolsasti, kes teda päriselt otsivad, kes teda tegelikult otsivad. Ja samaaegselt, kui ma seda nagu nägin, siis isa, siis tuli mul ka nagu see sõna otseselt nagu selles unenäos, et olid ajada, kus niimoodi sõrmenipsust inimesed tulid nagu usule ja nad tulevad praegugi usule, aga kõik oli justkui nagu nii kerge. Ja nüüd on need ajad, kus Jumal vaatab ja katsub läbi kõik südamed, kes teda päriselt otsivad, kes teda õigetel motiividel otsivad, kes otsivad teda tema enda pärast. Ja ta ei ole leitav enam nendele inimestele, kes tegelikult on teiste, ma ei ütle, et ta üldse ei ole leitav, ma räägin, mida ma unes nägin. Ta ei ole nagu nii kergesti leitav enam inimestele, kes tegelikult ei oma seda pruudi südant, kes ei ole tulnud nii-öelda tema juurde sellise tema enda pärast. Nad on tulnud mingisuguste boonuste pärast või asjade pärast või mille pärast iganes, aga ta on nagu raskemini leitav nendel inimestel, sest ta vaatab, kes teda tegelikult otsib. Ta ootab need inimesi, kes reaalselt koputavad, kes reaalselt avavad. Ja see unenägu lõppes sellega, et ma läksin uuesti õue ja püüdsin seletada nendele kristlastele, kes seal endiselt päikest võtsid. Ja siis ma nägin, et hakkas ajama üks väga tume pilv nagu üles Eestimaa kohale ja Jumala vaim nagu selles unes ütles mulle, et praegu on see aeg, kus tuleb külvata vaimule. Külvake vaimule nii palju, kui te saate, et te oleksite tugevad vaimus, teie usk otse lõpeks, te oleksite täis usku, väge ja Jumala sõna. Et kui see pilv jõuab teieni, siis on seda palju raskem teha, siis te ei jõua seda enam teha. Et selles mõttes nagu see unenägu oli ikkagi mingisugune 15 aastat tagasi või kuskil nii, see ei olnud praegu see unenägu. Aga mul on ta väga tõsiselt nagu meeles ja ma seostasin seda juba siis, seda leigust ja sellist, mitte sulgpall vale on. Sa võid iga päev mängida palli või teha sporti või mida iganes, ma räägin sellest, et vale on, aga ma räägin, et kui see on ainuke asi, mis sa teed Kristuse ihus, et mängid sulgpalli, siis on midagi valesti, kui ei ole seal seda vaimulikku asja. Ja ma juba siis seostasin seda, et tuleb üks selline nagu placebo efekt, tuleb selline uimasus, tuleb selline rahulolu, mis tegelikult ei ole Kristuse rahu, vaid see on hingerahu. Hingerahu selle tõttu, et kõik on nagu hästi. Kõik on justkui tore, kõik on nagu korras. Aga ometi seal ei ole seda Jumala vaimu tulisust, seal ei ole tegelikult usku. See usk toetub ainult nii-öelda sellisele välisele heaolule. Kui see raks ära võtta, siis ei ole nagu mitte midagi tegelikult. Et see ongi nii-öelda selline. Nii, ja nüüd teine punkt. Ma loodan, et ma sellest ei räägi nii pikalt, aga ma tahtsin rääkida sellest, et ma olen siin ka jaganud seda ilmutust, mis ma kunagi sain, et Jumala sõna ei tohi muuta, ei tohi midagi juurde võtta ega ära võtta ega juurde panna. Ja me näeme, et piiblis on tegelikult väga tõsiselt Jumal, Jeesus ise suhtunud igasugustesse nii-öelda olukordadesse, kus Jumala nii-öelda algne plaan muutub traditsiooniks, kus nagu ma eelmine kord või üle-eelmine kord vist rääkisin, kus ma nägin seda nägemust, et Jeesus on laval, aga seal ees on üks inimene, keda kõik kummardavad. Ja et mis on tegelikult see inimene, mis on tegelikult see, mis tuleb meie ja Jeesuse vahele.
kui me teda teenime, sest see on nagu see teine variant, kuidas hingevaenlane üritab läbi hingelise Kristuse, läbi traditsioonide tegelikult hävitada seda vaimuelu, mis on nagu päris. Et ma loen ühe kirjakoha, mis esialgu tundub, et see pole võib-olla nagu üldse kooskõlas selle eelmise jutuga, aga elate üle. Saate aru küll varsti, miks see vajalik on. See on Markuse evangeeliumis ja 7. peatükis ja ma loen 3 erinevat salmi, ma ei loe järjest, et ma loen aja kokkuhoiu mõttes siis nii-öelda 3 salmi. Ja siin on nagu see situatsioon, kus Jeesus tuleb siis oma jüngritega nii-öelda ja variserid hakkavad teda kritiseerima. Ma loen siis ette 2. salmist. Või ma loen 1. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmas, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Ma hüppan edasi 5. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega. Nüüd 8. salmis siis Jeesus vastab, et te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Ma hüppasin nüüd hästi kiiresti üle, et mitte tervet peatükki ette lugeda, aga see probleem on nüüd selles, et seal on nüüd mõned jüngrid, kes söövad ilma pesemata kätega. Iseenesest on see hügieeniliselt halb, aga me praegu ei räägi hügieenist. Me räägime sellest, et ka seda kirjakohta on väga tihti nii-öelda natukene kontekstist välja võetud ja valesti tõlgendatud. Sellepärast, et kui me vaatame edasi, siis 14. salmist alates ütleb siis Jeesus nii-öelda selle sama situatsiooni kohta uuesti. Kuulge mind kõik ja mõistke, väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, see kuulgu. Ja ta jätkab 18. salmis ja tema ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud, kas te ei saa aru, et miski väljast inimesesse tuleb, ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle välja. Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. Ma olen mitmeid selliseid erinevaid jutlusi kuulnud, kus seda kirja kohta tegelikult on kontekstist välja võetud ja räägitud sellest, et see toiming siis tühistas sealiha ja paljude teiste nii-öelda dieediseaduste söömise käsu. Tegelikult siin ei räägita absoluutselt konnadest või hiirtest või sellest, et nüüdsest inimene võib absoluutselt kõike sisse ajada, mis ta tänavalt saab, vaid siin räägitakse millest, miks Jeesus oli nii vihane ja miks ta oli nii pahane variserite peale. Siin räägitakse traditsioonist, mis asendas Jumala seadust. Et inimeste käskimised olid tulnud Jumala sõna asemele. Ehk siis inimene juba siis oli tegelikult võtnud Jumala seaduse ja lisanud sinna juurde terve trobikonna asju, seda nimetatakse talmudiks, kus siis nii-öelda tõsteti esile nii-öelda see inimlik pärimus, mida Jumal polnud kunagi öelnud, et Jumal ütles ühe sõna, aga sinna pandi 10 sõna juurde veel. Ja nüüd üritati hurjutada siis nii-öelda neid jüngreid just nimelt selle inimliku osaga, mida inimene tegelikult oli juurde lisanud. Ma ütlen uuesti, et Jeesus ütles, te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja mitte lihtsalt ei pea inimeste pärimust, vaid te hurjutate ja mõistate hukka teised inimesed selle tõttu, et te arvate, et see on ka justkui Jumala sõna ja see annab teile õiguse inimesi hukka mõista, aga tegelikult see on lihtsalt inimeste enda mõeldud asi, see on pärimuse. Sellepärast, et Vanas Testamendis ei ole mitte kusagil kirjutatud seaduses, et sa ei tohi pesemata kätega süüa. Kuigi see on väga hea, ütleme, traditsioon iseenesest, et juudid on väga puhtad ja nad pesevad käsi ja meie peseme ka nüüd kõik käsi, aga iseenesest see ei ole seaduses kirjas. Et sa seaduse järgi lähed hukka mõistma kedagi ja tegelikult see seadus on sinu enda tehtud.
kas te saate aru, kui peen see asi on, kui peenelt see kogu aeg tuleb, kogu aeg tahetakse asendada see päris asi millegi inimlikuga, millega, mis inimene nii-öelda sinna juurde toob. Nii et Jeesus väga tõsiselt rõhutas seda, et me ei tohiks tegelikult seada inimeste traditsioonid nii-öelda võrdväärsele pulgale sellega, mis on Jumala seadus. Variserid tegid seda ja sellepärast Jeesus oligi pahane, et variserid tõstsid samale pulgale enda tehtud mõtted ja enda tehtud seadused ja võrdsustasid nad tegelikult Jumala enda seadustega, mis Jumal oli andnud. Nad nagu miksisid need ära. Ja ühel hetkel, kui inimene ise näiteks on kirjaoskamatu, ta käis näiteks sünagoogis, ta kuulis seal juttu, sünagoogis muidugi ei räägitud Talmudis, sünagoogis oli olemas spetsiaalne Moosese iste, kus loeti ainult ette Toorat ja prohveteid, selle kohta Jeesus ühes teises kohas ütleb, et see, mida nad Moosese istmelt teile räägivad, seda kuulake, aga ärge nende tegusi järgnege. Moosese iste oli spetsiaalne tool, kuhu mindi Toorat lugema, sa istusid sinna peale ja seal ei tohtinud üldse kommenteerida Jumala sõna. Sa ainult lugesid puhast Jumala sõna ja siis sa tõusid püsti, läksid ära, siis sa võisid seda kommenteerida või arutleda või midagi muud teha. Et seal oli nagu selline seadus. Nii et selles mõttes on samamoodi tänapäeval väga palju selliseid olukordi, kus tegelikult meie arvame, et see on piiblis kirjas, aga piiblis kirjas seda ei ole. Ja me võtame automaatselt vastu mingisugused reeglid, seame endale ümber müürid, kus me arvame, et me tegelikult järgime hoolsasti nii-öelda Jumala korraldusi, aga Jumal neid asju ette näinud ei ole. Ja üks selline asi on koguduse. Tahaksin hästi lühidalt, see on selline keeruline teema natukene, rääkida, mismoodi on ka kogudust rünnanud nii-öelda selline traditsioonikeskne mõtteviis, mis on omakorda inimesele ehitanud mingid uued müürid ümber ja uued kammitsad, mida tegelikult Jumal ei ole sinna loonud. Kui meie vaatame nüüd piiblist, siis Heebrea kontekstis, te peate aru saama, et see on ka tegelikult pooltõde, kui öeldakse tihti, et koguduse ajastu algas peale 4 päeva. Olete kuulnud sellist asja? Aga ei hakanud ju tegelikult. Kogudusest räägitakse terve Vana Testament. Kogu aeg räägitakse koguduste suurtest sabatitest, koguduste kokkutulekust, koguduste nii-öelda rännakust, eks ole. Iisraeli kogudus oli kogu aeg kogudus. Et kogudus ei alustanud tegelikult 4 päeval. Et see, ma ei tea isegi, kus täpselt selline jutt on tulnud, aga kui sa loed Vana Testamentis, siis sa näed väga palju, et seal oli samamoodi kogudus. See kogudus tähendaski algselt tegelikult perekondlikku kokkusaamist. Ja ütleme niimoodi, et see sõna kogudus tähendab heebrea keeles ka perekonda. Või siis inimeste ühendus, mis on nagu selles mõttes teatud eesmärgiga nagu kokku toodud, kokku tulnud, eks ole. Et kogudus ei ole kunagi olnud pärast Kristuse ristilöömist ja üles tõusmist, ta ei ole olnud üks hoone, kuhu sa lähed Jumalat kummardama või kõige pühamasse paika või sa arvad, et Jumal on koguduses, ma mõtlen kirikus kuskil, aga ta ei ole kuskil mujal. See asi ei ole peale Kristuse ülestõusmist enam ammu seal. Aga ometi on terve hulk inimesi, kes arvavad, et kui sa käid, kui sa oled organisatsioonis, siis sa oled Kristuse ihus, kui sa ei ole organisatsioonis, siis sa ei ole Kristuse ihus. Ma tahan öelda selle kohta seda. Me oleme rääkinud siin palju Kristuse ihust, et me kõik oleme Kristuse ihu liikmed. Ja miks ma seda Vana Testamendi kogudust just toonitasin? Sellepärast, et seal oligi ainult üks kogudus. See oli Iisraeli kogudus. Ehk siis Iisrael, mitte Iisraeli kogudus, vaid see oli Iisrael. See oli Jumala ainukene kogudus, kuhu sai liituda ka pagan juba siis, kui ta meesterahvas lasi ennast ümber lõigata ja võttis vastu Jumala seadused ja naisterahvad tulid sinna peale kauba, ma ei tea, nendel olid kergemad sissepääsud, aga igal juhul Jumala kogudus on eksisteerinud sellest ajast peale, kui tegelikult Jumal kutsus Abrahami, kui ta kutsus tema järglased, kui ta kutsus Moosese, kõik
see näitab, et kogudus on kogu aeg ja seal see kogudus tähendas, et see on Jumala perekond. Tänapäeval me näeme Uues Testamendis paljudes kohtades, see on Kristuse ihu, mille pea on Jeesus, mitte inimene. Ja nüüd, kui see inimene sinna vahele tuleb, siis tegelikult tekib see traditsioon. Kui inimene, kus iganes inimene paneb oma sõrme Jumala loomingu, Jumala seaduste, Jumala sõna vahele, seal tekib traditsioon. Ja traditsioon on see, mis lämmatab, mis võtab ära sinu usu, mis toodab tegelikult uskmatust ja mis ahistab sind. Ja nüüd, kui me vaatame Kristuse ihus, siis kui sa vaatad nagu enda ihu, siis sa ju näed, et iga asi peab funktsioneerima. Kui üks asi on haige, üks koht on haige, siis on tegelikult terve ihu haige, eks ole. Samamoodi ütleb Paulus Jeesuse ihu kohta, Kristuse ihu kohta. Et kui üks ihuliige on haige, siis on terve ihu haige. Ja nüüd, kui me vaatame seda ülesehituse struktuuri, siis tegelikult Jumala eesmärk on see, et need inimesed, kes on uuesti sündinud, kes usuvad Messiat, kes on võtnud Messia vastu oma päästjaks, kes on nii-öelda kristlased, et nemad käiks koos. Nad palvetaksid koos, nad ülistaksid Jumalat, nad jagaksid, et näiteks algkoguduses oli väga tähtis, oli ka praktiline abi. Me loeme piiblist, kuidas nad isegi müüsid maha oma vara, kellel rohkem ja jagasid neile, kellel ei olnud. Et seal on kirjutatud huvitav kirja kohta, et ei olnud ühtegi vaest. Sellepärast ei olnud vaest, et vaesed said rikkaks, teiste rikaste arvelt. Kui seda võib niimoodi nimetada, eks ole. Et seal tegeleti ka hästi palju sellise kogukonna nii-öelda hoolitsemisega või koguduse eest hoolitsemisega. Aga see ei tulnud ka alles siis. See oli tegelikult samamoodi ka Vana-testamendi koguduses. Kui seal olid, me teame võib-olla teatud seadusi, peast me kõik ei tea, aga seal olid ka hoolekande seadused, kus oli huvitav asi, ükskord ma ammu lugesin, et isegi kui inimene oli oma maa panti andnud ja ta ei jaksanud seda enam maksta, siis kogukonna liikmed maksid seda tema eest. Et tegelikult see inimene ei kaotaks oma kodu, kujutad ette. Et see oli nagu selline struktuur oli sisse seatud, et ükski inimene ei jääks nii-öelda elu hammasrataste vahel, nagu see tänapäeva öeldakse. Et ükski inimene ei kannataks, et nad kõik oleksid tegelikult, näeksid, et Jumal on hea ja tänaksid selle läbi Jumalat. Aga nüüd, kui me vaatame edasi seda koguduse asja, kuidas, kui tuleb sinna inimlik asi vahele, siis üks asi, mida mina absoluutselt mitte kusagil ei ole piiblist leidnud, on see, et kui sa oled organisatsiooni liige, siis sa oled lammas koguduses. Aga kui sa ei ole hetkel organisatsiooni liige, siis sa hunt lambanahas. Et sellist asja ma otsisin seda ohinasti ja ma ei ole seda leidnud. Ja ma tegelikult mõtlesin, et Jeesus ütles, tema on hea karjane, et kõik tulge tema juurde ja tema karjatseb neid. Tema valvab, et hunt ei tule. Ja kui üks lammas läheb nüüd karjast eemale, siis ta ei muutu hundiks, ta jääb ikka lambaks. Aga tegelikult, ja selle lamba eest ei ole vaja kedagi kaitsta. Saate aru sellest? Sellepärast, et ta on ikka lammas, ega ta sellepärast hundiks ei muutu, et ta natukene korraks kuskile teise karja sisse läheb. Et selles mõttes ma välismaalt on tulnud ka mitmed profeteeringud kunagi, et mis mina tunnen, et on kurat totaalselt ära rikkunud, ongi see, et ei nähta enam Kristuse ihu kõikide maailmas nii-öelda usklikute südamete ühendusena, vaid nähakse seda organisatsiooni keskselt. Et kui sa oled ühes kohas, siis sa pead seal olema, aga kui sa tahad minna mõnda teise kohta, siis nagu see ei ole enam nagu nii hea. Et tegelikult, kui me vaatame Uut Testamenti, siis me näeme, et seal oli ükskõik, kuhu inimene läks ja kus ta käis, seal oli peaasi, et eesmärk saaks saavutatud, et võimalikult paljud inimesed saaksid tulla usule ja mida piibel ütleb, neil oli üks usk ja üks süda. Neil oli üks süda, see tuksus igal pool ühtemoodi, ükskõik kuhu nad läksid, kuhu nad ei läinud. Et ma usun, et selline nagu see nägemus, mida ma tookord nägin, et Jeesus on laval, aga kummardatakse inimest, see on üks külg tegelikult sellest, et me
tahame minna selle maailma moodi jälle, nii nagu ma algasin antikristuse teemaga. Me tahame võtta vastu selle maailma struktuuri, selle maailma igasuguse organiseerimise, kõik see nagu käib nagu firma, et sul on mingid juhid ja kõike nii ja naa, aga tegelikult me ei näe seda piiblist. Me näeme seda, et seal oli üks hing, üks süda, isegi üks rahakott, mida tänapäeval on raske ette kujutada, kuna kõigil on nii kõrged pangalaenud, aga noh, väikse naljaga öeldes, aga et iseenesest nagu seal oli ühine, sest tegelikult Kristus oli ootnud need ühte. Et ma arvan iseennast, no meil ei ole siin koguduse juhte hetkel, aga võib-olla mõned tulevused on, siis ennast on hea läbi katsuda selle kaudu, et sa mõtled, et meie palvetame nüüd siin mitu kuud järjest hommikust õhtuni, et tuleks ärkamine. Aga ärkamine tuleb nüüd kõrvalmajja hoopis. Mis sa siis teed? See on hea test tegelikult. Kas see ärritab sind? Kas sa lähed kadedaks? Kas sa mõtled, kuidas nii? Mina palvetasin paastuse nii palju, sest ma olen ilma nüüd ärkamine teises majas. Kõik on näpud püsti, halleluuja, kiidavad issandat ja me istume siin kuival. Et kuidas see võimalik on? Aga tegelikult jällegi, ma ütlen ausalt, et see kõne võib-olla on karm, aga aastad tagasi kunagi, ma usun, Püha Vaim ise näitas ma seda, ütles nii, et kas kui sa rõõmustad, et teise kogudusse läks ärkamine, aga sina palvetasid terve elu, siis oled sa õigel teel. Sellepärast, et su süda rõõmustab sellepärast, et hinged tulevad Jeesuse juurde, mitte sinu juurde. Saate sellest vahest aru? Et kui sa rõõmustad sellest, et inimesed tulevad sinu juurde ja oled vihane, kui nad lähevad kellegi teise juurde, siis tegelikult, mis ma ütlesin siin mõned kord tagasi, kui Püha Vaim ei ehita kogudusse, põleb ära. Kas meie keegi tahame, et meie töö põleks ära? Kas meie tahame, et meie kogudus põleks ära? Kogudus on loomulikult selles mõttes Jumala looming, aga kogudus ei ole ainult struktuur. Kogudus on mis asi? Kus 2 või 3 on tema nimel koos, seal on tema meie keskel. See ongi Kristuse ihu, see ongi koguduse. Võib-olla kuskil saare peal ei olegi mingisugust struktuuri, pole mingit organisatsiooni. Kas see tähendab seda, et see ei ole siis kogudus, kus usklikud koos käivad, teda tänavad, teda kiidavad, ülistavad ja palvetavad. See on ükskõik kus kohas. Me peame hakkama nägema, astuma välja selle maailma mõtteviisist, mis tahab kõike hästi ära organiseerida. Halloo, me ei saa Jumalat ära organiseerida. Me peame pöörduma tagasi sinna, mida ta tegelikult on loonud. Et kogudus on üks kodu, ta on üks osadus, üks perekond, kus ei ole kadedust, kus ei ole nii-öelda vaimulikku kadedust. Et kui sa lähed kellegi teise juurde või lähed vastasmaja, ma loodan, et sul tulebki ärkamine varsti. Vaatad vastasmaja, kuulutame Jeesuse nimel ärkamist sinna. Ja siis, kui ta tuleb, siis me ei ole kadedad, et see tuli, vaid me õnnistame neid ja meil on hea meel, et see on ärkamine. Et võt see, ma räägin südamehoiakust praegu. Oled see organisatsioon või mitte, ma räägin, et see vale on või õige. Ma räägin sellest sisust praegu, ma räägin hoopis teistest asjadest, ma räägin sellest vaimsusest. Kui sa tahad hoida ja klammerduda inimeste külge, ükskõik kus sa oled või mida sa teed, oled sa juba võtnud selle maailma mõtteviisi vastu. Sest Kristuse mõtteviis ei ole see. Kes siis tahab klammerduda, kas Kristus või? Kes tahab? Ei, sina tahad, sinu liha tahab klammerduda inimestesse, ta tahab need kontrollida, tahab ruulida nii-öelda seal. Kristus tahab, et kõik inimesed tuleksid meile parandusele ja meil ei oleks omavahel kadedust, meil ei oleks lahkmeelt, meil ei oleks seda, mis pärsib meie usu. Sest ma ütlen, kõik need asjad hoiavad tagasi ärkamist. Siin on mitmed inimesed tulnud Eestimaale väljaspoolt ja öelnud, ei tule ärkamist, kui kõik on omavahel riius. Piibel ütleb, et ükski riik ei jää püsima, mis on isegi riius. Kui omavahel oleme kadedad, võitleme, kontrollime, sõitleme, räägime taga üksteist on ju, halvustame. Loomulikult Jumala vaim on kurvastatud siis, eks ole. Jumala vaim ootab, et me tuleksime ühele meelele. Ta ootab, et meil oleks üksmeel, et meil oleks armastus, et meil ei oleks kadedust ja see kõik on võimalik Pühas vaimus. Kes ütleb aamen selle peale? See on nagu see. Ja viimane asi. Sa keerasid kelle edasi vahepeal. Kindlasti keerasid edasi. Ja viimane asi. Vaata see vembumeest. Ja viimane asi. Et Jeesus ütles, et te tunnete viljast puuda. Et igal pool, kus sa käid, ükskõik kus sa käid või kus sa oled, kus on Jumala vaim, see on vabadus. Kus on Kristuse vaim, see on vabadus.
ja teiseks, kus iganes, hea küll, meie inimeste inimlik vili, seal ei ole mõeldud seda, seal on mõeldud tegelikult, mis vilja sa vaimus tunned. Kas sa tunned vabadust või sa tunned ühte kontrolli, sa tunned ühte ahistamist, sa tunned midagi sellist, siis on seal liha tulnud vahele. Ma ei ütle seda, et sa võid hakkama sellest inimesest eemalt välja jääma. See on liha, mis tahab valitseda, mis lihtsalt tahab kontrollida, mis tahab tulla sinna vahele. Ja kui ühel hetkel sellest meelt ei parandata, siis tegelikult kustutatakse vaim. Siis tekib vaimu kustutamine, seal ei ole enam seda rõõmu, seal ei ole see pühas vaimus rõõm ja rahu. See on see vili, mis peaks tulema esile. Kui sa tunned, et sul on rõõm ja rahu pühas vaimus, siis sa oled õiges kohas. Ja kui sa lähed teise kohta ja te võite isegi teinekord niimoodi teha väikse katse. Öelge näiteks oma pastorile või koguse vanemale, et mis oleks, kui me hakkaksime palvetama naaberkoguduste pärast hoopis. Et nemad saaks kõigepealt ärkamise, siis kui meile üle jääb, siis saaks meie. Et selle järgi sa saad kohe aru, kas on tegelikult selline nagu, kas see liha on vahel, ma tahan seda öelda. See ei puuduta üldse pastorid, et ma räägin üleüldse kristlastest. See võib tähendada noortetööd, see tähendab muusikat, ükskõik kus kohas me oleme. Kui sa saad aru, et tegelikult sul on kõik usklikud, kes on püha vaimu poolt nii-öelda uuesti sündinud ja Jeesuse vastu võtnud, kõik nad ongi ihu. Nad ongi kõik ihu. Ja siin ei ole mitte mingit vahet, kus konfessioonis inimene on, kus koguduses ta käib või kas ta üldse koguduses käib. Seal ei ole mitte mingit vahet. Ma lihtsalt palun, et te saaksite sellest ilmutuse. Et seal ei ole mingisugust vahet. Kas see lammas vahepeal jalutab selle kadakute vahel, ta ei muutu hundiks, ta ei hakka urisema selle pärast. Ta on ikka lammas, ta tuleb tagasi, ta läheb kuskile mujale, tal on võib-olla vaja hingamisruumi vahepeal. Et ei ole vaja lambakarja kaitsta lammaste eest, on vaja kaitsta huntide eest. Mis tähendab seda, et kui sa saad ilmutuse, et Kristuse ihu ongi kõik need inimesed, kes on usus. Seal ei ole mingit silti vaja, kus koguduses sa käid või kus koguduses sa ei käi. Seal on vaja vabadust, seal on vaja üksmeelt ja see kadedus ja selline, ütleme, liha peab sealt vahelt ära kaduma. Ma tean, millest ma räägin. Ma olen teeninud koguduses ja olen täpselt sama asja rääkinud kunagi oma pastorile. Kas just täpselt sama, aga ma olen öelnud, me ei saa kurvastada püha vaimu sellega, et me inimlikult paneme raamid sellele, kus on Jumala töö ja kus ei ole Jumala töö. Me ei saa teha seda inimlikult, sest Jumala vaim saab kurvastatud ja ta lahkub ühel hetkel, kui meelt ei parandata. Ta lihtsalt kurvastub, sest ta saab aru, et inimene tahab jälle võtta kontrolli enda kätte. See on algusest peale Edenist kuni ilmutuse raamatuni, me näeme täpselt sedasama käekirja. Ja see tegelikult on seesama vaim, mis inimese loomuse üle võttis Edeni aiast saadik, kui inimene ütles jah, ta andis oma meelevalla kuradile ja isegi kui sa oled uuesti sündinud, ära unusta, sinu liha ja sinu mõttemaailm ei sünni automaatselt uuesti, kui sa saad päästetud. Sul tuleb sellega tegeleda, sul tuleb aru saada, et sa ei ole enam sellest maailmast. Sa oled üleloomulikust maailmast, kus kehtivad Jumala reeglid, Jumala seadused ja sa ei tohi sinna midagi juurde panna ega ära võtta. Kui sa teed seda, või kui sa õigemini teed seda, et sa ei pane juurde ja ei võta ära, siis tegelikult oled sa nii-öelda õigel jooksul ajal. Aamen tänaseks.